No nii, päev siin Brüsselis hakkab õhtusse jõudma ja ma mõtlesin jagada veel ühte tähelepanekut, mis ei saa mitte kuidagi jääda märkamata, kui siin tänavatel ringi kõndida. Nimelt olen ma tõesti tundide viisi mööda Brüsseli kesklinna tänavaid jalutanud ja ausalt öeldes peab ütlema, et see on lihtsalt muljet avaldav, kui suur osa siinsest elanikkonnast moodustub immigrantidest. See ei ole mitte mingisugune linnalegend ega selline nii-öelda vale uudis või midagi muud sellist, vaid see on lihtsalt reaalsus. Kes iganes siin ringi kõnnib, see võib seda alles oma silmadega veenduda. Ausalt öeldes ma mõtlesin, kui suur see immigrantide kontsentratsioon võiks siis olla hinnanguliselt. Raske on ju öelda, sulle kõnnib mingi hulk inimesi vastu, sa ei tea, kuidas seda protsenti täpselt määratleda, aga tunde kohaselt, sellise hinnangulise tunde kohaselt ma ütleksin, et julgelt üle poole vastu jalutavatest inimestest on immigrandid. Ja ma võtsin lahti ka interneti, natukene guugeldasin selle kohta, kui suur osa siis Brüsseli elanikkonnast tegelikult moodustub immigrantidest. Ja ma ei ole päris kindel, et mul õnnestus leida kõige autoriteetsemad allikad, aga need allikad, mis ma leidsin, ütlevad, et koguni 60% siinsest populatsioonist moodustub siis immigrantidest. Ja kui ma räägin immigrantidest, siis ma muidugi ei räägi rootslastest või sakslastest või prantslastest või itaallastest. Ma räägin ikkagi moslemi immigrantidest. Räägin türklastest, räägin araablastest, räägin afriklastest ja nii edasi. Huvitav on seejuures ka tõsiasi, et väga suur osa nendest immigrantidest, keda siin tänavapildis võib kohata, on noored inimesed. Ennekõike noored mehed loomulikult ja poisid. Ja mis veel räägib sellest populatsiooni kõvera perspektiivist või suundumusest, on tõsiasi, et mul ei õnnestunud terve päeva jooksul näha mitte ühtegi kohalikku perekonda tänavatel, kus oleks 3 või rohkem last. Mitte ühtegi sellist perekonda mina ei kohanud, nii palju kui mul õnnestus silmad lahti hoida. Küll aga nägin ma tervet rida perekondi moslemitest, kus oli 3 või rohkem last. Nii et see räägib meile ka midagi, mitte üksnes selle populatsiooni jaotusest praegusel hetkel, vaid ka selle jaotuse perspektiividest ehk tendentsidest ehk sellest, kuhu suunas kogu see populatsiooni tasakaal või kui õigemini öelda, siis tasakaalustamatus on liikumas. Millega see kõik lõpeb, ma ei oska öelda, aga loomulikult on selge, et kui julgelt üle poole populatsioonist moodustuvad juba immigrandid ja kui nad hakkavad kasutama oma demokraatlikke õigusi, siis on päris selge, et puhtalt demokraatlikke mehhanisme kasutades tuuakse õige pea võimule ka sellised jõud, mida siis need immigrandid oma maailmavaatelise tausta ja kultuurilise tausta tõttu eelistavad. Millised need jõud saavad olema, pole jällegi raske arvata. Millega see kõik lõpeb, ma ei tea, aga tendentsid on ilmselgelt muret tekitavad.